No, suured tervitused kõikidele väikestele mudilastele, kes on selle video peal otsustanud klikata. Mina olen teie kõigi suur lemmik YouTuber Trisquen ja siin on see teie 3 kuud oodatud luuletuste video. Ja vabandan muidugi ära, et jah, 3 kuud, natukene pikk aeg ühte luuletuste videot teha, lihtsalt suvi oli, ma ei viitsinud YouTube'iga tegeleda, õues on ilusad ilmad, siis sa ei istu toas, on ju, see on nagu see kuldne reegel. Aga nüüd on siin soojalaine möödas, mingisugused rõvedad ilmad on ja nüüd on mul ilusti aega siin YouTube'i teha teile. Ja see video alguses kohe ma tahaksin küsida, et kas te tahate veel mingisuguseid siukseid a la reaction videoid, et ma reactin mingitele, ma ei tea, teie fanartile, teie luuletustele, mul on üks idee teha näiteks teie videotele react, et vaatan mis videotega teie olete hakkama saanud, et andke kommentaariumis teada, mida te täpselt näha tahate, et kas teid üldse huvitab Fortnite enam, et äkki te tahategi mingeid minu reaction videoid näha. Jätke kõik see jutt kommentaaridesse ja ma arvan, et enam ei viitsi minu juttu kuulata, nii et paneme selle video käima. Nii, aga olemegi jõudnud siia videosse ja võtame kohe siin esimese luuletuse ette. Ja esimese luuletuse kirjutas meile mees nimega Notanti ja tema kirjutas sellise luuletuse nagu Trisquen on see, kes mõtteid sul loeb, lohutab mures, on raskustes toeks. Trisquen on see, kes seisab su ees, läheb koos sinuga läbi, kas või tulest või veest. Väga armas luuletus, riimumise koha pealt on ta nagu siuke, nii ja naa on ju, aga väga vahva luuletus ja aitäh sulle selle luuletuse eest. Järgmise luuletuse saatis meile mees nimega Teet Setro ja tema luuletus näeb välja midagi sellist. Trisquenil palju raha, ostab kõike, mida tahab. Ta on väga rikas mees, kellel tore elu sees. Tal on palju earninguid ja veel palju serveeringuid. Trisquen, kes pelab Forti, seal ta vahel paneb posti. No see lõpp on, ma ei tea, Forti posti, natuke isegi riimub, aga ka jällegi väga armas luuletus ja väga tore, et sa selle saatsid siia. Ja võtame järgmise venna siis ette, järgmise venna nimi on Big Bong 69 ja tema luule näeb välja selline. Trisquen on väike mees, püksis tal on välkjaneer, püksid kakased on tal, Fortis kaka on ta ka. Nüüd üpris lühike luuletus, väga siuke huvitava sisuga, väga huvitavatest asjadest olen mõelnud samal ajal, kui sa kirjutanud seda luuletust, mingi kakastest pükstest ja asjadest, et võib-olla sul endal juhtus sel hetkel siuke asi, ma ei tea, aga igastahes suured tänud, et saatsid selle väga imeliku luuletuse, mis isegi riimu. Ja järgmise luuletuse saatis meile vanamees isiklikult ja tema luuletus kõlab nõnda. Trisquen on mees, kes kõnnib teel. Autolubasi pole veel, ainult istub arvuti ees. Ma olen mees, ma kõnnin teel, jah, pean kõndima, sest lube ei ole, see on väga täpselt siin. Ainult istub arvuti ees, kahjuks suvel ei ole see võimalik, sest nagu mu toas on 38 kraadi, oli siin kuuma laine all, sellepärast see video hilines, lihtsalt siin toas ei olnud võimalik lihtsalt olla. Ja kahjuks siis ma ei saanud arvuti ees istuda, nii et siis ma lihtsalt jooksin peaga vastu seina, aga aitäh sulle selle luuletuse eest ja võtame järgmise luuletuse. Järgmise luuletuse saatis meile I'm Savage ja tema luuletus kõlab niiviisi. Trisquen mängib Forti, ema tuli ukse juurde ja andis torti. Lapsed vihkavad Forti, kui ema ei anna neile torti. Peksavad klaviatuure, peksavad hiiri. Hiirtel suur saba, kui Trisquenil on väike naba. Trisquen pole õnnelik seda luuletust kuuldes, samuti 2 M-iga ma nagu copy-pasten lihtsalt kõik tekstid teile, et see on täpselt see, mis tema kirjutas mulle, et siin ei ole mitte midagi muudetud. Samuti on ta õnnetu, et fakti kuuldes. Nii, faktid. Trisquen Forti ema tuli ukse juurde ja andis torti. Mu ema ei anna mulle kahjuks torti, ma pean ise võtma, et ta lihtsalt nagu mingi mida vittu, ma ei ole su mingi teener on, et võta ise oma tork, kui sa tahad. Lapsed vihkavad Forti, kui ema ei anna neile torti.
ma ei tea, kas kõikidele minu fännidele antakse torti kodus, neile küll meeldib Fortnite, et võib-olla neile ei anta seda torti kogu aeg, ikka mängib Forti, et see on ka, ei ole nagu fakt päris. Peksavad klaviatuure, peksavad hiiri, väga võimalik, et nad teevad seda, ma ei vaata nende kodus, ma ei tea, mida nad seal täpselt lõhuvad või peksavad, igasuguseid asju saab peksta, on ju. Hiirtel suur saba kui, Trisquenil on väike naba. Ma nagu ei leia, mis on nagu hiirte sabadel ja minu naba on nagu, mis see seos see nagu olema peaks või nagu, okei. Trisquen põneks seal uues kuulda, samuti õnnetu, et fakti kuuldas. Ma fakte ei leidnud siin, nii et ma järgmise inimese. Ja järgmiseks inimeseks, kes luuletuse mulle saatis, osutus My Mom Here Justin ja tema luuletus kõlab järgmiselt. Trisquenil palju raha, kui Forti mängib, hakkab tal paha. On tal väike, väljas paistab päike. Item shop, code Trisquen. Oot, item shopis pange code Trisquen, see mees oskab fakte rääkida. Järgmine pilt, järgmine luuletus. Nat Dream saatis selle luuletuse, mille ma kohe teile ette loen. Trisquen teenib raha, ta on tore, hea ja ta pole paha. Palun tee GTA-d, siis saad kommi ja peded saavad pommi. Jah, ma teenin raha YouTube'iga nii umbes mõned sendid, et jah, midagi ma saan tõesti, mingid väiksed rahad. Tore, hea ja pole paha, aitäh sulle need ilusad sõnad eest, tee GTA-d, siis see on kommi, ma väga palju GTA-d tein, ma ei usu, et sa kõik need streamid ja videod läbi oled vaadanud, nii et vaata hoolikalt läbi need kõik. Ja peded saab pommi igast tahes, et vahet ei ole, kas mina teen GTA-d või ei tee, nad saavad igast tahes pommi. Aga aitäh saatmast. Järgmise luuletüki saatis Lovi ja tema luuletus on selline. Trisqueni junn on kunn. Aga kaelal on tal punn. Lapsed teda vaatavad, pärast nutma hakkavad. Trisquen ütles, paha laps, kuigi endal hindeks 2. No ma ei tea, kas kõik mu fännid nutavad ekraani taga, kui nad mind vaatavad, aga ma ei tea. Paha laps hindeks 2, no, väga õige. Aga aitäh see luuletusest. Järgmise poeemi saatis meile Noob Kutt ja tema luule kostab niiviisi. Trisquen on paks ning koer nimega Maks. Miks on ta nii kuri, kuna Maks kusis püksi? No see on nagu väga retarded luuletus. Ma ei saa aru, kas mul on koer nimega Maks või mina olen koer nimega Maks. Vist äkki on siis mina koer nimega Maks. Väga huvitav luuletus, ma ei tea, aitäh, et proovisid vähemalt. Järgmise luuletuse saatis Est Vilbo ja tema luuletus kõlab niiviisi. Trissin näos on punn. Et rohkem neid punne, et ei ole ainsuses, vaid mitmuses nagu. Kus siin päiksega on isegi ära läinud, aga no need on rohkem sõnaga. Nii, see selleks püksist tal on junn, sest keegi pani aimbotti ja Trisquen tappis ära selle roti. Aimbotti, rotti, no nad riim on siuke. Kui see rott oli surnud, oli Trisquen juba rake pannud, sest ta suri fall tämmi, karjus mina seda mängu enam ei mängi. No siuke, sa pead nagu rõhkusid tõstma nagu sõnadel, siis sa saad riimi selle luuletuse. Aga jah, väga vahva luuletus, et mina seda mängu enam ei mängi, seda ma karjun tõesti väga palju Forti ajal. Ja järgmise luuletüki saatis meile Jörven Pootsman ja ma eeldan, et see üleval on piinarikas kool, nagu luuletuse nimi, ja siis tuleb luuletus. Kool on üks suur piinakamber. Peame iga päev orjama, õpside pilgu all, õpilased alluvad nagu koerad. Saavad pahandada, kui midagi sitasti teevad, persse kõik need õpsid, tired ja koolid. Teeme kõike nii, kuidas tahame, põlema paneme kodused tööd ja söödame loomadele. Mitte midagi tunnis kaasa ei tee, kui miski ei meeldi, siis paneme grillivarda persse kinni. Nagu ma ütlesin, et luuletus tuleb teha minust, minu kanalist, ükskõik peab olema kuidagi nagu minu YouTube'i värgiga seotud. Aga no siin ei ole nagu midagi väga seotud sellega, aga
see tundus huvitav luuletus, nii et siis ma lihtsalt panin selle teile siia. Ja järgmise luuletuse saatis hästi ilusa nimega mees, Trisquen on best, see on väga kaunis nimi, mis endale panid, aitäh sulle, ja noh, siit see tuleb. Trisquen on vanamees, elab sitamaja sees, iga päev saab emalt nussi, vahepeal ka lakkub tussi. Trisqueni keha hall, perse on tal üks suur pall, näol on sul suur punn, kui fännidega räägid, tõuseb tal munn. Tõuseb tal munn. Loodan, et saan videosse, best oled ja siis on süda. No jah, väga armas luuletus, et ma ei tea, kas sitamajad näevad nii ilusad välja nagu minu tuba. Ju siis näevad mingid mänguri arvutid asjad seal sees, et väga lahe sitamaja oleks. Mõtle, saad mingi arvutis mängida samal situd, ei pea kartida ära käima. See mingi polt toob sulle mingit toituga tuppa ja elu hea ju. Iga päev saad emalt nussi, vahepeal ka lakkub tussi. Ma ei tea, et ta oleks jalust hoidnud, aga okei, tore, et sa tark mees, et tead väga palju asju. Keha hall, vist on valge, no nüüd on natuke juba neegriks muutunud siin päiksega, aga ei ole häda kedagi. Perse on tal üks suur pall, 2 palli. Näol on sul suur punnid, kui fännid räägid, tõuseb tal munn, facts. Aga aitäh, et saatsid. Järgmise luuletuse saatis meile Marko Tasan isiklikult ja no see oli lühike luuletus, aga see tundus väga huvitav, nii et loen ette. Tristan on üks muffin, kes ei karda vitsa, talle meeldivad lapsed, sest ta kardab vihma. No ma ei tea, kas on mingi minu näoga muffin olemas, et ta muffiniga seostas. Vitsa ma ei karda, ma annan ise vitsa. Talle meeldivad lapsed, sest ta kardab vihma. Ma jälle ka ei tea, et nagu, kuidas see vihmakartus on mingi lastega seotud, aga okei, ja loodan, et meeldib. Jah, mulle meeldib see. Ja järgmise asja saatis meile CS. Alex ja tema luuletus kõlab niiviisi. Trisquen on laps, samas ka paks. Trisquen mul on sõber hea, ise on ta tark pea. Trisquenile ei meeldi pillida, talle meeldib chillida. Ta teeb palju nalja ning sööb palju saia. Laps ma olen, paks, ilu on vaate silmades. No ma ei tea, kust otsast ma sul hea sõber olen, ma isegi ei tunne sind, aga kui sa mind sõbraks pead, siis väga armas on ju. Tark pea ma olen, bla ja aitäh sulle selle luuletuse eest. Järgmise luuletuse saatis meile mees nimega Karlaka, a.k.a. Rick. Ja no ma loen selle ette, mis ta saatis. Tristan on üks rõve neeger, toa põrandal tal peegel, lemmikmäng tal keegel, joob ta igal reedel. Ta on üks taun, munn väiksem kui herne paun, laup on suur kui tema kõht, kõrge on ta vererõhk. Mälestusi täis on atmosfäär, Tristan katsub väikseid lapsi iga päev. See lause pole väär. No ma ei oska midagi öelda selle kohta, et rõve neeger ja päiksega olema siin tõesti neegriks muutunud, ei valeta. Toa põrandal tal peegel, no ei ole vist, võib-olla tema jaoks parkett on peegel, okei. Keegel väga ei mängi seda, aga vahest mängin, siis on norm. Joob iga reedel, ma pole nii rikas selle jaoks. Ta on üks taun, munn väiksem kui herne paun. No herne paunad võivad ka suured olla, nii et olen mis herne pauna vaadata. Laup on suur kui tema kõht, vapsi ja väike kõht, aitäh sulle. Ja kõrge on ta vererõhk, mul ei ole vererõhk kõrge. Ja mälestusi täis on atmosfääri riskandus väikseid lapsi iga päev ei katsusib küla päeva. Ja see lause pole väär, no see on väär. Aga aitäh sulle. Järgmise luuletüki saatis meile Kihutaja ja siin on kirjutatud Trisquen on YouTuber. Emmelt ei saa nussi, käitub nagu amatöör, nokkuga paneb lusti. Issilt vasta kaali saab, Tris nutab ja on kurb. Internetis on ta taas, ees teda ootab surm. Käib ja plõksub teistega, ise elab peldikus. Paneb tatti meestega ja kannab roosat seelikut. YouTuber ma olen, nagu üks luuletus oli enne, et ma saan emmelt nussi, nüüd on järsku, et ma ei saa emmelt nussi, nagu ma ei tea, mis värk sellega on. Nokku paneb lusti, alati paneb lusti. Issilt vastu kaali saab, Tris nutab ja on kurb, internet on taas ees, ees teda ootab surma, seda on väga keeruline lugeda, seda viimast 4 sõna.
Roosat sellikut ma tavaliselt ei kanna, siuke, noh, vahest ikka on muidugi mõnus, tõmbad siuke roosa seeliku selga, vaata, hea käia, et siuke normaalne on ju. Aga jaa, igastahes, tänud sulle selle luuletüki eest. Saatsite jube palju neid asju, see video tuleb mingi pool tundi pikk raudselt, see on ropp lihtsalt, mis te siin saatnud olete. Bonnox saatis meile luuletuse Triskuen, oled alles väikene, Snack nõnda päikene, Forti pede oled laks, su ema nõnda paks. Väikene, no osad ütleb, ma olen suur, sinu väike, see on ka jälle, ma ütlesin, et no, ilu on vaate silmades siin, ei tea, kas ma olen suur, väike, paks, lai, peenika, kõhn, see, noh, on väga lai mõiste siin nendes luuletustes. Snack nõnda päikene, ta on tõesti väga suur päike, aitab mul Discordi siin koos hoida ja aitab thumbnaili teha ja väga päike. Forti pede oled laks, su ema nõnda paks. Kahjuks suvel ma ei ole Forti pede, sest no ma isegi ei tea, ma tean, et on uus season, aga ma ei ole seda mängu kordagi tööle pannud kahjuks, et ma väga nutan iga päev patti, et ma ei saa Fortnite'i mängida, no ma saaks, aga ma ei taha, aga ma nutan sellepärast, et ma ei taha mängida seda. Su ema nõnda paks, tore, et sa tunned mu ema nii hästi. Aga aitäh luuletuse eest ja järgmise luuletüki saatis meile Mr. Nobody 2008. Ma eeldan, et su vanus on 13, 2008 on 13 aastat, ongi, see, et su vanus on 12 ja 13, noh, 12-13 aastane mees saatis mulle luuletuse, mis kõlab niiviisi. Ei näe ma tulevikus tuld, kui sina sureb mu kallis Triskuen. Ei tunne tulist tunnet veel, kui su videoid ma ei näe. Aeg liigub ruumis ajatult, ma karjun karjet kajatut. Ma mõtlen mõttetult, ma karjun üsna hääletult. Ei tule tegevusest tegu, ei näe ma tehtul mingit nägu. Trist on rebind näo mul eest, ma justkui külmalt põleks seest. Ei jää must käies maha rada, ei näe ma sihti enda ees. Ei ole jälgi minu taga, ei ole tahet minu sees. Ei sa ela, kui siin pole mu kallis Triskuen. Mida vitu ma just lugesin? Mida ma lugesin just? Nagu nende luuletustega ma nagu korra viskasin pilgu peale, seda ma lugesin nagu praegu täiesti esimest korda, ma lihtsalt copy-pastasin need endale siia ette ja no see on ikka next level asi, mida ma praegu siit lugesin välja. Ma ei saa mitte midagi aru, aga aitäh, et saatsid, võib-olla mingid vaatajad seda saad aru, see on mingi inside joke äkki, ma ei kujuta ette, aga aitäh sulle. Järgmise luuletuse saatis Pikstrik, siin ikka natuke on minust ka juttu, aga igastahes loeme siis ära, ja kui siin need osapooled, kes siin luuletuses on, hakkavad nutma, siis noh, see teie mure. Igastahes, ma loen ette. Kardoh on ees, Snack on taga, kardoh kukub maha ja Snack paneb taha. Kardohil valus hakkab, Snack munad sappa lükkab. Tipa-tapa Triskuen tuleb, imeliku häält ta kuuleb. Läheb vaatab, mis seal toimub, kardoh seal valjult oigub. see mees on ka ikka, noh, ikka räägib enda fantaasiaid siin, et kindlasti sa tahaksid ka seal toas olla, kust on kuulda imelikku häält ja noh, aitäh, et saatsid, ma ei tea, väga armas luuletus, et võtame järgmise inimese ja järgmiseks inimeseks on meil ära Mölise ja tema luuletus kõlab niiviisi. Triskuen, mida me ilma sinuta teeksime, kas teed me keedaksime, videoid sa teha oskad, talvel aga norskad. No jaa, et teed saab ka koos minuga teha, aga noh jah, võib-olla siis ongi nagu minu videot tasemel lihtsalt istud ja keedad teed mingi peanurus, on ju, et vaatad siin kvaliteetseid minu videoid, on ju, siis sa ei pea seda teed nii palju keetma. Videoid sa teha oskad, talvel norskad, talvel ma olen ikka suht aktiivne, suvel ma norskan nagu videote poole pealt, et noh, aga aitäh, et saatsid. Järgmise luuletükki saatis meile Rene Not Found ja jah, ma juba siin nägin esimest 2 sõna ja ma juba näen, et see mees on ka kõik oma fantaasiad siia paberile kirja pannud. Seega ma loen teile ette. Triskuen, suur peenis, lakub Peeter Eenist, kepib naisi, kepib mehi, vägistas ära ka Artur Rehi. Emmelt sai suhu, sai ka taha, issi ütles paha. Kohale ilmus trippar, Triskuen on üks paras nikkar.
imeb junne, lakub munne, situb ka suus kunne, Triss pani pihku, juba läks lahti, sai jobiga vastu vahti. Siin on ka nagu, mida vittu ma lugesin just nagu, ma ei saa aru lihtsalt nagu inimmõistus, see on nagu piiritu lihtsalt, seal ei ole piire lihtsalt ja siin on nagu ehtne näide sellest nagu defineeri sõna inimmõistus ja siis sa nagu lihtsalt loed selle luuletuse ette ja siis sa saad nagu selle definitsiooni kätte. Jah, aitäh sulle selle luuletuse eest, võtame järgmise inimese. Issand jumal, paar tükki veel, ma jäin see pooleks päevaks nüüd lugema teile. Aga igastahes, Fishy Fruit saatis meile luuletuse Trisquen, küll sa oled paks, tagumikule saad laks, ole talle sitane, väike pede niger veel. No jah, no ja sest suvel või ma tõesti siin sükene musta nahavärvi esindaja olla ja tagumikule saan laks, ma ei tea kelle käest, kas sinu käest ja sa oled paks, no mõned räägid, et ma ei ole siin paks, ma ei tea, kuidas kellegile. Aga igatahes, aitäh selle luuletusest ja võtame järgmise inimese. Tribe Daniel saatis ka sükse lühikesema poolse luuletuse ja see lühike luuletus kõlab niiviisi. Sa oled väga hea YouTuber, Estmaster on naljanumber, sina mine tööle ka samal hetkel, kui su koodiga ostan. No see peab ka jälle rõhka natuke muutma, nagu ka ja ostan, äkki mingi tööle ka, kui sinu koodiga ostan, nagu näiteks, siis oleks nagu riimuts enam vähem. Aga jaa, ma lähengi tööle suvel, nii et ei ole häda kedagi, et kindlasti kõik inimesed kasutada koodi itemshopis Trisquen, oske sellega kõik itemshop tühjaks, iga jumala päev tõmmake kõik letid tühjaks seal lihtsalt ja vaadake, et kood Trisquen sees oleks ikka, on ju. Aga tänud, et saatsid selle luuletuse ja järgmise sükse huvitava kirja on saatnud Opra ja tema see, no luuletus on ikka, üldiselt, luuletus on ikka värssideks jaotud, et on nagu ülalt alla, aga see on lihtsalt üks rida, nii et okei. Aga igastahes, Trisquen paks kui laks, kui pela tal munde praks, kui käib poes, ostab vittu, hiljem sööb sittu. Ostis viipakke, isa kuuleb hommikul, ütleb nii, Tristan, sa oled surnud. No siin on ka nagu, mis asja? Mida ma lugesin? Keda ma lugesin? Aga jah, aitäh, et sa vähemalt saatsid midagi. Ja viimase luuletuse saatis meile Est-Kass ja tema see kaunis luuletükk kõlab niiviisi. Triss on YouTube'i kunn. Tal on kindlalt suur munn. Kõvaks läheb Trisquen junn. Mumm lendab summ. Kanalil tal palju suube. Tibisid tal palju kuume. Ma ei saa aru, mida see mumm lendab summ seal teeb. Aga jah, väga tore luuletus ja kõik on nagu õige, et munn, suubid, tibid, et see on kõik õige. Aga ongi kõik. 25 luuletust tuli kokku, et ma kõiki luuletusi pand, et need, kes siin nutavad, et nad ei näinud, siis teie luuletus oli väga sitt lihtsalt. Aga jah, ma pean ütlema, et kahjuks siin suvel tuleb vähem video, ma ei saa mitte midagi teha sinna, lihtsalt kuuma laine tuleb, mul ei ole võimalik siin toas istuda, ma ei viitsi Fortnite'i mängida teile, on ju, et ma Game Channel, mida te muud tahate vaadata, te ei taha mitte mingit muud mängu vaadata, on ju, okei, Minecrafti natukene, on ju, aga see on ka ikka siuke mingi 1000 vaatamist, 2000 või siuke suht nagu ikka maakündmine ikka vaatamistega. Nautige suve lihtsalt ja istuge vähem arvutites, ärge luniga videod lihtsalt, et sügis tuleb koledamad ilmad, küll ma siis hakkan jälle videot teile tegema, nii et itemshops kood Trisquen ja näeme järgmises videos. Paka!